gravity. Congratulations. Noise. Strategies. Reality. Light years away. No nii, oleme jõudnud siia Lätti, Riiga. Siin toimub siis FIA Drifting International Cup. Et jõudsime eile õhtul siia, tegime registreerimised, autotehnilised ja täna siis hommikul oli väike koosolek ja hakkasid pihta trennid. Et saime siin kuivaga teha circa 6-8 ringi. Tegime väikse pausi, nüüd saab ladinal vihma, et paneme nüüd vihmarehvid alla. Lähme proovime uuesti. See on Achillese rehv, me paneme selle vihma jaoks alla. Äkki peab vähe paremini kui Westlake vihmaga. Aga jube tüütult on ta ära pakitud. Selle paneb veel järgmise aasta jõulukingi kuradi need pakikület. Like this? Yes. Okay, and then you fit. Yes. Ühesõnaga, siin nüüd nende reeglite järgi on siis eraldi tankimisala. Et see on meie boksist mingi, ma arvan, 200-300 meetrit, mis teeb ta natukene tüütuks. Et pead oma kogu kütuse siis siia boksi tooma. Ja siin käib siis tankimine, siis sõidad tagasi, lähed boksi, vahetad rehvid. Et natukene tüütu, aga reeglid on reeglid. Täna siis sai trenni teha päris palju, et siin anti lausa circa 6-7 tundi. 100% kindlust veel tänase päevaga ei saanud, et jäid mingid kohad kriipima. Ega see stardis on see, et mingist kohast ei saa kiiremini sõita. Tõmest, kui sul on liiga palju hoogu, siis sa lihtsalt lendad esimest kurvis välja. Ei, seda nii. Seda, et sa võid mingi kindla hooga minema. Nüüd selle hoogu üles lappamisega on kaks asja, kui sa sõidad V8 vastu. See minu soovitus, mis ma ütleks, et päris elus on päris hästi töötanud ka. Varastama? Ei, see ei olegi nii väga varastada, on see, et kui sa stardid, teise järgi või kõrval, mis iganes, siis sa sihi stardijoont, seda joont, kus sa pead auto risti viskama. Ära jälgi seda, kas ta sõidab nüüd aeglasemalt või sõidab kiiremini, sest V8 sind ära lolitada, lasen hea hoo üles, võtan korraks gaasi maha, lähen uuesti gaasi peale. Sa juba kukud kuskil puusti alast välja, sul on halvasti. Aga stardijoonest ta peab alustama nii, et näo drifti. Ta peab olema külge ees ja seal ta peab olema kindel hoog. Ta ei saa olla liiga aeglane, ta ei saa olla liiga kiire. See, mis ta enne seda joont teeb, see on suva. Kui sa suudad leida selle õige momendi, mis hooga sina pead stardijooneni kiirendama, et sul oleks perfektne sisenemiskiirus, siis ongi see, et sa lased võib-olla isegi grammike seest ära. Lapad ise täpselt õige hooga järgi, nii et ei kaabi sul tühja. Ja sa ründad teda stardijoone. See, mis ta stardijooneni teeb, on see süge hoog maha jälle peale või on see mingisugune muu puterdamine. Sa unustad selle hetkeks ära, on see, et kui sa järgi lähed, siis sa vaatad silmapiirilt endale seda stardijoont ja selleks hetkeks püüad talle sappa saada. Meil on veel nüüd hommikul on veel trennides aega veel natukene seadistada ja paika saada rada ja siis juba hakkavad kvalifikatsioonid, et pühendame kindlasti suurema rõhu homsele. No nii, kvalid on läbi, et saime kaks ringi nagu ikka. Esimene 77 punkti. Teise saime 76 punkti.
et ei olnud meie parimad ringid siin, aga enam-vähem võib rahule jääda, et saime kindla pääsme edasi top 32. Siis enne trenni minekut, siis kus me rehve soendasime, et suutsime jagu saada ühest poolteljest. Sõitsime kiiresti boksi, andsime mehaanikutele teada, et on kiire pooltelje vahetus. Tehti väga nobedalt ära ja saime uuesti trenni minna. Oleme nüüd omadega siin paraadil, et kvalifikatsioonid said tehtud, oli väike koosolek. Nüüd on paraad, sõitjate tutvustamine ja nüüd peale seda hakkab meil kohe top 32 sõidud pihta, et lähme esimese vastase vastu ja vaatame, mis see päev edasi toob. Oliver Randall out front, Massimo Kekin is chasing. And we see heavy rain again. It's getting wetter and wetter. I think the group conditions won't change much, but maybe we'll see a little bit more standing water. Out front, Oliver Randall will be chasing. Võistlesime itaallase Massimo vastu, kes siis sõitis Subaru Imprezaga. Meie sõidul hakkas väga palju vihma tulema, et saime ühe prooviringi ka vihmaga ja siis oli juba tandemi aeg, et nähtavus oli üsna kehva, aga meie õnneks tegi vastane mõlemal sõidul vea ning meie pääs edasi. Aplausid! Ma pole ennem sellise vihmaga sõitnud. Siis, kui meie sõit hakkas, tuli niimoodi peale, et ekraan on täiesti pime, lihtsalt ei näe mitte midagi. Täiesti haige ja siis see teine vett, kes sõidab eestlas, priksis nii palju vett peale. Lihtsalt näetus on null. Mitte midagi ei näe. Väga hästi võitis. See oli kõige parem vihmaga sõit, mis keegi teinud praegu on. Siiani kindlasti kõige parem vihmaga. Jah. Esimene sõit saab Ma mõtlesin, et siuke parem kui kvalis raisk. Seda oligi aga kõige parem. Kõige parem See oli kõige parem keskpärane sõit, mida näha. Kuule, aga tead, mis kõige parem on või? Seda homme veel sõita. See on juba võit. Et homme ka veel sõita. Täna ei oleks veel koju minna. Homme ootab meid vastas Jack Shanahan ja vaatame, kuidas siis läheb. Täna on meil siis pühapäev, et põhiline võistluspäev algab top 16. Tänaseks esimeseks vastaseks on meil Iirimaalt pärit Jack Shanahan, kes kvalifikatseerus, kui ma nüüd ei valeta, siis 3. kohal, et väga kindla käega ja tugev sõitja. Autotehnika siiamaani on kõik ilusti vastu pidanud ja lähme kindla käega, lähme võistlustulle. Esimene sõit olime taga. Ütleme, et ei olnud see tagasõit ka kõige parem. Raja alguses tuli paar viga sisse. Raja lõpus sain juba ta kätte ja raja teine pool oli parem. Siis peale seda vahetasime pooled, läksin eessõitu tegema. Läksin üpris julgelt peale ja algus nagu oli justkui kõik okei ja raja lõpu osas siis, kus tuli pikk betoonsein. Et paraku ref oli see, mis enam ei pidanud, et oli ta täitsa otsakorral ja lõpetas meie päeva betoonseinas. Betoonseina, vaata, sellise nurgaga kaarega, sa hüppasid see betooni äärde, see ongi see, et sul väga palju grippi parasjagu taga on, siis sa vead seinast eemale. Aga jäljed tegelikult kõik, mis teised läksid. Nii, aga meil ei ole kaotajaid. Tead? Sa oled ikka meie nuinu. Vaapel ka. Võta vaaplit. Teeme sampa lahti ikkagi võite kohana.
küll meeskonnale, kaameramees kohe. Ma teen tegelikult mõne kuskil ajule. Aga ühesõnaga, ma tahtsin seda öelda. Aitäh. Et need jäljed enamus on nii, et hüppad nagu enne seina ja sa pead seinast eemale suruma, siis ta surub kus niimoodi kaarega eemale. See oli natukene liiga otse positsioonil. Et kui sul oleks grippi olnud korralikult, oleks võib-olla välja vedanud. Aga tal oligi see, et see lihtsalt juba nagu saba ette sinna täpselt, aga teiga ta ei vea välja enam ära. Midagi teha. Ei, ma tundsin, et... Ainult sa nagu põgenesid ka, kui ma ausalt ütlen. Jaa, põgenesin, ma tean, põgenesin. Esimesel vaatlusel vaatasime kahjud üle. Siin nipet-näpet on sillad pihta saanud, aga tundub, et õnneks enamus on kosmeetiline, et mis on natukene kergem ja kergem nii-öelda kahju. Kindlasti suured tänud meie tiimile, meie toetajatele, fännidele, kes on terve see nädalavahetus meile kaasa elanud. Et aitäh teile kõigile ja näeme juba järgmine kord.